kuulsime evangeeliumis Jeesuse sõnu, mis panevad meid sügavalt mõtlema meie käitumise ja hoiakute üle. Jeesus õpetab meile kaasavust, hoiatab patu eest ja kutsub üles radikaalsele pühendumisele. Meenutagem hetkeks ühte ajaloolist sündmust Assisi püha Franciscuse kohtumist sultan Al-Kamiliga 1211. aastal. See toimus Vende ristisõja ajal, kui kristlaste ja moslemite vahel valitses suur vaen. Ometi julges Franciscus minna vaenlase laagrisse, et kohtuda sultaniga. Ta ei läinud sinna mitte mõõgaga, vaid armastuse ja rahu sõnumiga. Sultan, kes oli tuntud oma tarkuse poolest, võttis Franciscuse vastu austusega. Nad vestlesid usust ja leidsid ühisosa vaatamata oma erinevustele. See lugu peegeldab hästi Jeesuse sõnu tänases evangeeliumis. Kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Franciscus nägi sultaniski Jumala loodud, mitte vaenlast. Ta ületas oma aja kitsarinnalisuse ja näitas tõelist Kristuse sarnast avatust. Jeesus kutsub meidki üles sellisele avatusele. Ta õpetab, et Jumala arm toimib ka väljaspool meie mugavustsooni ja ettekujutusest. Paavst Franciscus on öelnud, Jumal ei väsi kunagi meile andestamast. Meie oleme need, kes väsivad tema andestust palumast. See meenutab meile, et Jumala arm on alati suurem kui meie piirangud ja eelarvamused. Samas hoiatab Jeesus meid ka tõsiselt patu ohu eest. Ta kasutab karme kujundeid, rääkides käe või jala äralõikamisest. Mida ta sellega mõtleb? Püha Johannes Paulus II selgitas selle nii. Vabadus ei tähenda õigust öelda ja teha kõike, mida tahame. Vabadus on meile antud, et me võiksime teada, armastada ja teenida Jumalat. Seega kutsub Jeesus meid üles radikaalsele pühendumisele. Olema valmis loobuma kõigest, mis meid Jumalast eemale viib. See võib tähendada juba tervislike suhete katkestamist, halbadest harjumustest loobumist või oma egoismi ületamist. Kuidas saame neid õpetusi oma igapäeva ellu rakendada? Oleme kutsutud olema avatud ja kaasavad nagu Püha Franciscus. Ärme mõista hukka neid, kes on meist erinevad, vaid otsigem neis head. Võtkem tõsiselt oma vaimset elu. Millised on need käed või jalad meie elus, mis meid patule ahvatlevad? Oleme kutsutud neist vabanema, et kasvada lähemale Jumalale. Ja võib-olla tuletage meelde, et Jumala arm on alati suurem kui meie patt. Isegi kui oleme eksinud, on ta alati valmis meid tagasi võtma. Ja lõpetuseks mõelgem täna, kuidas saame olla avatumad Jumala tööle maailmas ja pühendunud oma vaimses elus. Palugem julgust olla nagu Püha Franciscus, rahu ja armastuse kandjad, isegi keset vastuolusid.